Kuigi autoaknal helgivad mõned vihmapiisad, otsustame ette võtta reisi Virumaale. Meie laulatusest möödub 44 aastat ja see reis on meile väikeseks aastapäeva kingituseks. Olen 4 aastat oma elust elanud mõisakooli internaadis ja nüüd tahaksime vaadata vanu mõisahooneid piirkonnast, kuhu muidu harva satume. Kiltsi mõis on uhkete poolkaarekujuliste tiibhoonetega. Praeguse lossi peahoone ehitas major Hermann von Benkendorf 1790. aastatel ja tema perekonna vapp kaunistab lossi esifassaadi siiani. Tuntuks tegi Kiltsi mõisaga järgmine omanik, admiral ja maade avastaja Adam von Krusenstern. Siinsamas Kiltsis korrastas ta oma ümbermaailmareisi märkmeid ja koostas Lõunamere atlase, mis oli omal ajal parim atlas. Alates 1920. aastatest tänaseni töötab mõisas kool. Meid tervitati lahkelt ning saime pisut lähemalt mõisaga tutvust teha. Vao külas on juba nõukaajal peetud hobuseid, rääkimata siis veel mõisa või veelgi varasemast linnuse ajast. Talli juures krõmsutavad nad värsket rohtu ja on meile väga sõbralikud. Kohalikust paekivist Vao tornlinnus on pärit 14. sajandist ja restaureeriti juba sovhoosi ajal. 4-korruselist torni kasutati mõisa peahoonena kuni 1770. aastateni. Ei tea, kas see ongi lavatooriumi väljajuhtimise ava ja kas seda kasutati pesemiseks või ka käimlana. Kinni sisse ei saa. Siin on ekspositsioonid, kõik, mis tutvustavad seda asja. Kõik head ristikeinad ju, no muidugi. Tema tahab, kas sa sõidad temaga või? Jaa. No kuidas on siis sõita poniga? No tead, tavaline. Meil on praegust pulmapäeva, 44. pulmapäeva väike reisitamine Leaga. Aga alati olen meie pulmapäeva ajal Ermo mulle neid toonud Võrtsu ääres. Me oleme siis Valgejõe saare peal, kuhu juba taanlased, kes vallutasid Tallinna 1219, vallutasid Põhja-Eesti kuni Narvani välja ja siis ka ühtlasi Porkuni ümbruse külad jäid maksma kümnist Taani kuningale. Oli piiskopiks Tallinnas Simon von der Pork, sellise nimega mees, andis käsu, et olgu mulle ehitatud uhke tulirelvakindel kants, 8-torniline ja veel oma privaatkiriku või kabeliga seal hoovi peal.
ja nii tehtigi, et kas peale Liivi sõda arenema siin mõisad, ega kohe algselt ei olnud nii uhked mõisahooned, vaid ikka normaalne selline väiksem, jõukohasem hoone. Vanasti läks siit viinavoor Petrogradi 2 nädalat. Aga siis, kui raudtee Tapalt Tartusse valmis, siis ju läks ja logistika niivõrd hästi käima, et mõisnikul hakkas raha tulema. Et siinne mõisnik siis tegi oma naisele uhke lossi torniga. Peale vabadussõda toodi Vändrast ära siia siis Kurtummade laste kool. See toimis siin selles hoones. Siis nõukogude ajal ehitati see koolihoone Eesti arhitekti individuaalprojekti järgi ja 1956 oli ta valmis, läks koolitöö lahti. Ja mis on selle hoone juures iseäralik on see, et valgus langeb klassiruumi 3 suunast. Ja nii nagu Kaja Kallaski ütleb, et lugege mu huulilt ja siin käiski õpe ainult huultelt häälikute väljaütlemise lugemine. Sillaga oli selline lugu, et mõisapreili siit mõisast oli armunud aedniku poissi. Aga vanale mõisnikule loomulikult see suhe ei sobinud, aga ikka noorte armastus oli tugev ja nad otsustasid mõisast põgeneda. Panid oma vähese kraami siis vankrile hommikul vara ja tahtsid sõita üle keskaegse 9 võlvilise paekivi silla, mille venelased 41. aastal õhku lasid. Mõisnik aga oli sellest noorte plaanist teada saanud ja passis seal silla juures põõsastes ja kui hobune jõudis sillale, hüppas mõisnik sealt põõsast välja, hobune hakkas perutama ja mõisapreilile polnud koolis ujumist ju õpetatud ja teate, ta uppus. Pargipuude vahelt paistab Lasila mõisahoone. Mõis on tuntud selle poolest, et siin elas lapsepõlves Karl Ernst von Baer. Praegune härrastemaja on küll hilisemast ajast, ehitati 19. sajandi lõpul Sternbergide poolt. Tulevane loodusteadlane Karl Ernst von Baer saadeti siia oma jõuka lastetu onu juurde kasulapseks. Kuigi talle püüti anda militaarne haridus nagu tollaegsetele baltisakslastele kohane, huvitus noor Karl hoopis mõisa iluaiast ja loodusest. Baeri doktoritöö käsitles Eesti maarahvast. Loen mõned tsitaadid sealt. Eestlased on õige aplad, juba lapse east peale topitakse kõht liialt täis ja venitatakse välja. Enamik eestlasi on keskmist kasvu, nägu on enamasti üsna turd, loid, ilma märkimisväärsete näojoonteta ja kahvatu. Juuksed on kõige sagedamini blondid. Kehaline jõud on üsna keskpärane, temperament üldiselt flegmaatiline, väikese kallakuga melanhoolsusesse. Kõnnak on vankuv ja kõik liigutused aeglased. Eestimaa tütarlaps on elavam, hoogsam, tööd tehes rõõmsam ja armastab seejuures laulda. Lasila mõisahoones toimub praegu koolitöö. Väravapulkade vahelt piilume Neeruti mõisa peamaja. See suure töö ja vaevaga restaureeritud kaunis juugendpärl jääb tee pealt sisseastujate ees suletuks. Saime hea õppetunni ja järgmiseks mõisatuuriks olin paremini ette valmistunud ning sõlminud omanikega kokkuleppeid, mis avasid ka muidu suletud paikasid. Aga Neeruti mõis avab ka aeg-ajalt oma uksi külalistele ja korraldab kaunis aias isegi kontserte.
naudime kaunist varasuvist Eestimaa loodust ja jõuame järgmise mõisani. Või kas see ikka on mõisahoone? Hulja mõis on pikk ja sopiline, mis on kujunenud mitme hoone liitmise teel. Mõisate riigistamise ajal majandas mõisa Friedrich von Dellingshausen, kes jäi vabariigi loomise järel edasi 70 hektari mõisamaa talupidajaks. Tema oli lihtne mees ja tegi ise kõiki talutöid. Kui Hitler kutsus sakslasi kodumaale, lahkus ka paruni perekond. Temaga jäi ja varjas ennast kommunistide eest Hulja rabas. 1944 oli ta sunnitud viimaks lahkuma, aga pidas veel hiljemgi kohalike eestlastega kirjavahetust. Nõukogude võimu algaastail oli mõisahoone tähtis paik. Siin olid korterid, raamatukogu, söökla, saun ja pood. Pärast klubihoone ehitamist hakkas mõisahoone tähtsus vähehaaval kaduma, kuni suur hoone hääbus oma praegusesse õnnetusse olukorda. Jõuame oma öömajja Kadrina kiriku külaliste majas pisut enne kokkulepitud aega. Üle platsi asuva kiriku uksed on kutsuvalt avatud. Kirikuõpetaja Meelis Lauri Eriksoniga tekkis meeldiv suhtlus ja ta lubas meil õhtustada suures leeriruumis. Ning hommikupudru valmistamiseks tõi meile poest veel uue sobiva suurusega potigi. Igati soe ja sõbralik vastuvõtt ränduritele. Kaardilt paistab eilse päeva teekond väga lühikesena, kui tihedalt oli ikka Eestimaa kaetud mõisadega ja kui eriilmelised need olid. Täna alustame siit samast Kadrinast, aga mitte mõisast. Kui varem toodi siia Tärklise tööstusesse koormate viisi kartuleid, siis praegu täidavad seda paekivihoonet vanad nostalgiahõngulised asjad. Me oleme nüüd nostalgiakeskuses ja tundub tuttav ette ja mõningaid asju Lihakas kasutad siiamaani, jah? Jah. Vaata, siin on nüüd midagi, mis on minu lapsepõlve aegne. Vaat selline oli puevõrk. Vaat siia sisse panime, siin on isegi ära parandatud, see on katkine olnud. Aga jah, see oli selline... Ja mina olen ka nendega käinud ja muide. Selline oli ka meil. Kui palju asju siin nostalgiakeskuses. Kunagi oli neil kõigil tähendus. Mõned neist asjadest olid ihaldusväärsed ja asjadest oli alati puudus. See on suuresti ka meie aeg olnud. Enne sinuga abiellumist ma ostsin raadio Alpinistu omale ja see töötas mul tükk aega ja küllalt kesti veel mängis. Ma ostsin ta sellepärast, et ta oli odav, maksis ainult 34 rubla. Aaspere mõis on nii nagu Huljagi olnud Dellingshausenite suguvõsa omanduses. Üks mõisa omanik Nikolai von Dellingshausen
toetas seda, et mõisalt talu ostnud mitteaadlikud saaksid ka Eestimaa rüütelkonna maapäeva liikmeteks. Kuid teised aadlikud ei soovinud matsi rahvast endi hulka. 1911. aastal oli mõisas käibel oma raha, millega maksti palka mõisa teenijatele ning mis kehtisid kõrtsis ja poes. Tellingshauseni eesmärk oli oma rahaga konkureeriv tarvitajate ühisus välja tõrjuda. Raha kõrvaldati käibelt siis, kui üks karjapoiss hakkas seda edukalt järgi tegema. Vanamõisa mõisahoone. Paistab, et seda vist restaureeritakse. Vanamõisa mõisa arendab sobiva nimega endine kohalik vallavanem Leo Aadel. Siin toimusid ka seriaali Elu võimalikkusest maal filmivõtted. Essu mõisa peahoone ei paista suureks kasvanud roheluse tagant väljagi. Mõisa esialgsest ilmest peale 1978. aasta ümberehitusi polegi palju enam järel. Nõukaaegseks kolhoosi keskuseks muudetud mõisa omandas väliseestlasest investor. Praegu kasutatakse kompleksi suurürituste korraldamiseks. Päris suur on taga. Leidsime siit eest isegi pisikese kaupluse, kus müüja meile sõbralikult infot jagas. Arkna mõisale olid meil suured ootused. Mõisatuur, juustukelder, kohvikauplus, park. See reklaam oli siiski aastate tagune. Meie saime vaadelda ainult mõisa ja selle abihooneid põgusalt väljast poolt. Arkna mõis asutati 1772 karjamõisana, Rüütlimõisaks sai hiljem. Schubertite aadli perekonna omanduses ehitati pea- ja kõrvalhooned sellisel kujul, nagu need täna on. Mõisa peahoone autoriks oli Rakvere tuntud arhitekt ja ehitusmeister Friedrich Modi. 1922 tegutses kompleksis Virumaa põllutöökool ja 1936 kuni 1993 loomakasvatuskool. Praegu on Arkna tuntud Eesti ärimehe omanduses ja paistab, et aia- ja põllumajandusega tegutsetakse endiselt. Kohala mõis. Ja siia ei lubata sisse minna. Kohala mõisa puidust peahoone arhitekt oli jällegi Friedrich Modi ja viimane mõisa omanik Sergei von Wrangel. Pikalt oli hoone kasutuses koolimajana, kuni selle omanikeks said Soome-Eesti äriperekond. Praegu on mõis müügis. Tee5 osutab A-randa, kus asub metodisti kiriku laagrikeskus Gideon. Meie aga suundume A-mõisa uudistama. Kõrval asub vanadekodu ja üks mees tuli küsima, mis eesmärgil meie siin ringi kõnnime. Nii saime kontakti A-mõisa omanikuga ja vestlus kujunes väga meeldivaks.
Ja Ankel veel õismärkimist ole. Jaa, täitsa töökorras. Väga ilus. Randad on tohutu ilusad, mis nendel on ees. Jaa, siin on suure hea istuda. mõisa majandamiseks on omanikupere leidnud huvitava lahenduse väikese šokolaadivabriku näol. Siin valmistatakse mitmetel festivalidel auhindu saanud Mon Lauree šokolaadikomme. Von Löwisov-Meenarite suguvõsale kuulunud Saka mõis on üks vähestest mõisakompleksidest, mis on tervikuna taastatud. Kõrgel pankrannikul asuv uhke härrastemaja oli pulma aastapäeva õhtul ainult meie kasutuses. Siin ei ole tubade numbreid, siin on igal toal oma nimi. See on mõisaärra sviit. No kas ma annan nüüd mõisaärra mõõtu välja? Nii vist ei anna, aga praegust on see suur mõis täiesti meie pärand. Nüüd abielu 44. aastapäeva puhul me oleme restoranis. Nüüd me oleme spaas ära käinud. Seal olime ka alguses täiesti üksinda. Pärast oli üks turundusjuht oma 2 lapsega. Nüüd oleme suures restorani saalis Saka mõisas ja me oleme ainsad kliendid, keda teenindatakse. Täna 44 aastat tagasi toimus meie laulatus ja meie abiellusime Oleviste kirikus. Terve suur mõisamaja on meie pärand, just nagu nendel 2 mõisa omanikul. Saka praegune mõisahärra Tõnis Kaasik meenutab, et Tartu Ülikooli geograafia tudengina tegi ta oma Põhja-Eesti pankranniku jugasid puudutava diplomitöö tarvis viimaseid välitöid. Saka joaastangute mõõtmine ja pildistamine lõppes talle aga arreteerimisega. Päev püssitoru ees piirivalve kasarmuna kasutatud mõisa Häärberi õues oli tema esimene kokkupuude Saka mõisaga. 30 aastat hiljem hakkas ta militaarkasutuses olnud lagunenud kompleksi taastama. Ontika mõisa järgi on saanud oma nime ka pankrannik, mille serval see paikneb. 2011. aastast kuulub mõis Soome endisele spordikuulsusele Kalle Palanderile, kelle lahutust ja vara jagamist eestlannast abikaasaga on meedia korduvalt kajastanud.
Niimoodi eluga riskides on Ermo mulle noorusest saadik pilte hankinud. Aga nüüd me pole enam noored. Kuule, müristab. Kas müristas ka? Jaa. Ontika pankranniku kõrgus on kuni 55 meetrit üle merepinna. Pae kallas kulgeb katkematult Sakast kuni Toilani 23 kilomeetri ulatuses. Valaste juga on Eesti kõrgeim. Vesi langeb siin kuni 26 meetrit. Kukruse mõis. Suure paduvihma ja välguga jõudsime siia. Mõis kuulus Tollide aadli perekonnale ja siit on pärit ka maailmakuulus polaaruurija Eduard von Toll. Kukruse mõis on ajalukku läinud esimese põlevkivi kasutajana tööstuslikul otstarbel, sest nende viinavabrik töötas põlevkivi küttel. Kukruse mõisa kohta saime internetist jällegi vananenud infot ning lubatud Polaarmõisa muuseum oli suletud. Tugev vihm seab piirangud meie päevakavale. Jõhvis lõunatame ja võtame suuna tagasi kodu poole. Tee ääres paistab üks mõisamoodi hoone ja lähme seda lähemalt vaatama. Tegemist on Kurtna mõisaga, mille kohta teavet palju pole. Kinni pandud uksed, aknad ja veel terve katus kaitseb seda suurt hoonet lagunemise eest. Aga kuidagi kurb on, et omal ajal nii tähenduslikke paiku ei vaja enam keegi. Aga oma Virumaa mõisate tuuri lõpetame paigas, mis on vägagi elutäis. Illuka mõis oli 19. sajandi keskpaigast Tikhofide suguvõsa valduses, kes lasid mõisa Häärberi ehitada Friedrich Modi projekti järgi. Et Tikhofid olid kõik vanapoisid ja järeltulijaid neil ei olnud, müüsid nad mõisa 1912 parun Klaus von Notbeckile. Tema sai omanik olla 9 aastat ja pärast mõisa riigistamist lahkus perega Saksamaale. Aastast 1921 asub mõisa peahoones Illuka kool. Saime jutule kooli töötajaga, kes tutvustas meile mõisa hoonet ja kooli. Huvitavat infot veel Tikhofide ajast. Kartes Vene õigeusu kiriku liigset mõju piirkonnas, tegi mõisnik jõupingutusi, et ehitada Kuremäele luterlik kirik. Aastal 1885 pühitseti sisse nurgakivi. Eestimaa kindralkuberner vürst Sergei Šahovskoi pani aga ehituse seisma ja pooleli olev kirik lõhuti maha. Siin me siis nüüd oleme Kuremäe kloostri väravas. Kohas, kus Jumala sõna ja õpetust oleks võinud anda kohalikele emakeeles, on nüüd vene keel ja meel. Kloostri peakirik rajati samale kohale, kus Luteri kiriku ehitus lõpetamata jäi.
pühitsetud nurgakivi kisti müürist välja ja veeretati alla orgu. Uue kiriku rajamisel kasutati osaliselt Illuka kiriku materjali. Võõrandatud pühakoja eest lubati luterlastele 10 000 rubla, kuid puuduvad andmed, et see ka välja maksti. Kõnnime nüüd piinlikult puhta kloostri teerada pidi. Jõudsime päris mäe otsa. Siin on veel paar pisikest kirikukest ja siin mäe all paistab, et on mesilased. Nunnad peavad isegi mesilasi. Pole mingit põhjust kartmiseks, et ärkaks Eesti rahvuslus. Seda ei juhtu kunagi. Neil pole ainsatki elementi, millest võiks areneda iseseisva rahvuse idee. Kõik nende ajaloolised mälestused on seotud saksa kepi ja nuudiga, mis segab nüüdki assimileerumist Venemaaga. See oli tsitaat vürst Sergei Šahhovskoi kirjast Liivimaa kubernerile Mihhail Zinovjevile. Eestimaa kindralkuberner vürst Sergei Šahhovskoi oli Kuremäe kloostri patroon ja on maetud kloostri kalmistule koos oma naisega. Oleme Rannapungerja jõe ääres Tudulinna hüdroelektrijaama vaatamas. Komsomoli löökehitusena valminud rajatis töötas kõigest 10 aastat. Vaata, pea kui vett on liiga palju, siis tehakse seevärad ka lahti ja siit lastakse siis lisavesi ära, et kui elektrijaama jaoks saab teda palju kevadel sulamise ajal. Keegi on siia kena maja ehitanud ja siis maha jätnud. Avastame Rannapungerja jõel veel midagi huvitavat. Üle jõe viib Järuska sild, Eesti ainuke katusega puitsild. 10 aastat tagasi olid selle silla ehitamisel ametis tudengid ja vabatahtlikud USA-st ja mitmelt poolt Euroopast. Oleme tänulikud ja rõõmsad oma 44 abieluaasta ja selle reisi eest, mis vihmale vaatamata korda läks.